tere taas kõik kanali jälgijad. Täna on siis plaanis haugipüük ja just nimelt suure haugipüük. Et eesmärk oleks tabada siis võimalikult suurt kala. Täna siis mingit haugide sadu ei tule. Lähme selle 1-2 kala peale välja ja oleks, kui ühegi saaks. Püügikohas siis nii palju. Püügikoht on selline, kui nii võib öelda, avalik saladus, mis nii väga enam saladus ei ole ka, et iga aasta muutub ta üha populaarsemaks. Aga kuna Eestis on veel väga palju selliseid kalamehi, kes siis valimatult ka kõik suured haugid või on siis ahven endale koju veavad ja kootletiks saevad, siis ma lihtsalt jätan selle koha mainimata. Aga näeme juba vee peal ja vaatame siis, kuidas täna läheb. Nii, aga hakkame siis peale sättima. Et see Savage Gear'i E-Rideriga jakk on mind siis juba mõned hooajad väga edukalt teeninud ja väga palju vingeid emotsioone pakkunud, et eriti lahendaga trollida on mul siis siia need ridvahoidjad hästi käepäraselt pandud ja kui trollides sinna suurem kala otsa lööb, siis tõmbab nagu käsipidurit, et väga lahe. Varustuses siis nii palju, et kasutan sellist üsna toekat ritva, Westini V3 sari, et kõige kallim ta ei ole, 40–130 grammi testiga. Rull on siis Abu Garcia Jerkpeiter rull, et selline vana kooli välimusega rull. Nöör on peal 0,35 ja kasutan siis ees umbes sellist peameetrist fluorokarbonist lipsu, et tavalist trossi ma siis ei kasuta ja on ta siis siia liinile mul otse seotud sellise, algajale võib-olla üsna keeruka sõlmega. Võin selle sõlme siis selle videolingi siia video alla ka panna, kes siis tahab, saab endale samamoodi otse siduda, et väga mugav on püüda. Aga rohkem pikka juttu ei tee, lähme peale ja hakkame püüdma. Nii on esimene, üks kolmas vise ja kohe lõi kala otsa. Väga vinge. Te ei oodanud, et hommikul kohe nii vara tuleb see asi siin. Aga kohe on tegemist päris suure kalaga raisk. Mine konn, palun ära mine. Nii. Tule. Oss raisk. Jõhker ja see on suurem kui see, mis ma eelmine kord sain ja landil läks sabakäraga, aga õnneks mul on neid lante veel. Väga vinge. Nii, aga katsume nüüd selle konksu tal ilusti suust kätte saada. Raks on päris tige kala, aga jaa, see on suurem kui viimane kord. Täna mul on kaalumiseks kott ka kaasas, nii et saame natukene täpsemad numbrid. Ainuke miinus siis sellel kajakil on see, et kõike peab tegema hästi läbi mõeldud kogu aeg, et siin ruumi on väga vähe. Nii, aga prooviks selle kala siit kahvast nüüd kätte saada ja ära kaaluda ja siis hiljem ära mõõta. Nii. See on nüüd siin mul kurat pleeku ei pane. Nii, tõstame ta siia. Ige ja kotti. Vana hea ige ja aitab hädast välja. Nii. Ja kaalume ta siis ära. Nii. Ja see kala kaalub 6,42, ütleme see kott ka umbes 100–150 grammi, ütleme selline 6,3 kilo. Et väga ilus. Nii, ja nüüd siis ajaks selle mati ka siia laiali ja mõõdaks ta ära ka. Kuigi jah, ta on umbes sama suur ikkagi kui see, mis ma eelmisel korral sain. Aga vaatame, äkki õnnestub täna veel midagi suuremat ka saada. Aga see kala on siis
pikem kui eelmisel korral, et on siis tegemist täpselt meetrise kalaga. Isegi kui saba kokku pigistada, siis annab välja 101 sentimeetrit. Et paras volask ta on. Nii, nüüd teeme kiired pildid ka ja siis laseme ta tagasi. Nii, aga laseme selle ilusa meetrise kala minema. No liputa saba ka veel. No, kogu natuke jõudu ja läks. Nii, ja on järgmine. Kas see on nüüd suurem või väiksem, ma ei saagi päris täpselt aru, aga tundub, et vist on väiksem ikka. Ai, kuulge, see ei ole üldse mitte aug, see on latikas. Latikas on ilusti sellises karedas kuderüüs. Et laseme ta tagasi. Vaadake, kui täpiline ta on. No nii, mine uju. Ops. Ossa raiskust, nüüd oli löök ka. Oi, see on suur raisk. Oi, see on suur. Siuke mats käis läbi. Ja, see on nüüd vihane lukkas raisk. Oi, see tõmbab paadi pikali ka. Kas lõpuks purustame selle needuse, et saame mõne suurema. Oi, see on suur. Oi, näed, kui suur see on. Vihane laev. Ossa raisk. Täitsa lõppu suur. Ja. Kurat, see võib 10 ka olla. Tule, palun. Nii. Jaas käes, täitsa perses. Jõhker. Ossa raisk. Kurat, no 8 kindlasti. Jess! Nii, aga proovime selle meeletu eluka siis siia igega kotti pressida, et on ta ikka tunduvalt jämedam, kui need teised olid. Tegu on ikka väga suure kalaga. Vägev, isiklik rekord ikkagi. Nii. Vaatame, kuidas see kotti paneksin õnnest. Ossa raisk, kui raske see oleks täitsa nüüd. Kurat, see võib 10 ka olla. Vaatame kohe. Saba ei mahu kottigi, kurat. No vaadake. Saba on kotist väljas. Nii. Nii ongi. Noh, fikseeri ära see kaal nüüd. Nüüd kaal jooksis kokku või? 10,15 näitas. Ja no vaadake selle kala pikkust. Ebareaalne lihtsalt. 110 sentimeetrit. Väga vinge. Isegi 111. No siin võib-olla väga täpselt ei saa teda mõõta, aga ütleme siis, et 110. Väga lahe. Juhker elajas. Oot, kuhugi sa veel ei lähe. Me teeme pildid ka ja siis lähed. Aga laseme selle ilusa kala tagasi. No mine. Võimas kala, võimas. Mine. Väga lahe. Et siis selline püügihommik täna. 2 meetrist kala, täitsa uskumatu. Ja sellele on mul kõige parem meel, et ma täna siis purustasin enda isiklikku rekordit, et see 7 kilo needus sai läbi, et oleme siis varasemalt ütleme selliseid 4-7 kilosid kalu väga palju tabanud, aga suuremat ei ole mulle antud ja täna siis see lõpuks ometi juhtus ja tuli maagiline number 10. Et emotsioon on igal juhul väga vinge. Aga siinkohal ma siis lõpetangi ja tellige mu YouTube'i kanal ning näeme juba järgmises videos.